Nii, Einar ja Toomas. Toomas aka Tom. Saade siis Stuudio. Räägime teile maailma asjadest, räägime teile nii, kuidas asjad on. Eestist, mujalt maailmast, kõik mis ette juhtub. Ja see on meil siis teine saade, sest alustame teisest kohe. Esimene vasik läheb nagu ikka aia taha. Kuidas sul Einar vahepeal läinud on? Ütleme esimese ja teise saate vahepeal. No selle 15 minuti jooksul on kõik ei, kõik on hästi. Noh, võiks natukene nuriseda, aga no mis ma siin ikka, see ei vii mitte kuhugile. Ma arvan, et meie kuulajad ei tahagi kuulda. No nii palju võime öelda, et selles suhtes, et soe meil ei ole. Soe meil ei ole, me oleme ausalt öeldes väga külmas ruumis. Võib-olla temperatuur on siin võib-olla plusskraadid, aga kindlasti ma arvan, pluss 5, pluss 6. Et siin on küllaltki jahe, meil on seljast ikkagi... Joped on seljas. Tundub, et me peame võtma ikkagi 11 ligi. 11 ligi, jah. Et saaks sooja. Saaks sooja ja oleks higi. Et oleks higi. Alustame kohe esimese teemaga. Aasta naiseks valiti Marina Kaljurand. Ma piiran auga kanda seda tiitlit, sest naistega seotud teemad jäävad minu jaoks alati oluliseks. Okay. Kas sa tead, kes on Marina Kaljurand? Neid ei tea. Tegemist on... See on aasta naine. Jah, soliidses eas naisterahvaga juba. Ütleme nii, et tal on väga ilus naeratus. Ta hoolitseb oma hammastest nagu näha. Naeratada oskab küll, jah. Selles suhtes, et mis see tsitaat oli, et naiste teemad on tähtsad tema jaoks. Et noh, kelle jaoks ei ole. Meie jaoks kindlasti on meestena. Ja tegelikult on nagu hea vaata, et valitakse ikka selliseid nagu aasta inimesed, tuuakse esile inimesed, kes on nagu eeskujulikud. Sellepärast, et muidugi sa nagu teed häid asju, vaata, sa annad kõigest hingest, nii palju kui sul on anda ja sa näed, et kunagi mitte kedagi nagu ei tasustata selle eest, tasustamine on vale sõna, aga ütleme. No tunnustamine, iga inimene tahab, et tema tehtud, tema tööd, tema vaeva tunnustatakse, et keegi märkaks seda ja aga... Ei, aga selles suhtes, et vaata, võib-olla ei olegi nagu oluline see, et nagu mind tunnustatakse, vaid et kedagi tunnustatakse. Et sa ikkagi näed, vaata, et on inimene, kes on teinud häid asju. Miks ta üldse aasta naine on, kas sa tead? Mul ei ole aimugi. Okei, kindlasti väga oluliste asjade eest ja väga naiste lähedaste teemade eest. No muidugi ta ütles, et naiste asjad lähevad talle väga korda. Ta ei ütle seda niisama. Kindlasti mitte. Igatahes... Eriti veel selline inimene. Võib-olla jaa, see, kui sa näed, et kuidagi tema on kuskil jõudnud, ta midagi saavutanud, et on selline edetabe olemas, võib-olla see paneb sind ennast natukene rohkem pingutama, et võib-olla ka midagi suurt korda saab. Jah, ei no ongi, et sa näed, et ikkagi tunnustatakse inimesed. Et su vaev ikkagi tasub ära. Tasub ikkagi näha vaele. Puhumisreidile vahele joobes naine lapsega. Vot see on siuke teema, et see on ennast... See ei kõlba kuhugi. See ei kõlba kohe mitte kuhugi. Teema ei kõlba kuhugi või see tegevus. See naisterahvas ei kõlba kuhugi, kes läheb kurjus peaga täpselt puhumisreidile vahele joobes naine lapsega. See ikka... Tahad sõida ringi kurjus peaga kuskil metsas, lennujaamas, mida iganes, ilma lapseta, ilma ühegi teise inimeseta, tee mis tahad. No selles suhtes vaata, sa pead ikka nagu päris huvitav inimene olema, et kui sa nagu... Üks asi on see, et sa jood ennast täis, sa pead autoga sõitma, sul on ükskõik sellest, mis teiste inimestega liikluses juhtub sinu pärast, mis sinuga juhtub liikluses sinu enda pärast. Aga siis sa võtad oma lapse kaasa ja see peaks nagu olema mingi selline side, et see on nagu kõige olulisem inimene sinu jaoks üldse vaata. Ja sa võtad ta kaasa ja sul on nagu savi ka sellest, mis seal inimesega juhtub. Väga, kui me nüüd enne rääkisime eeskujulikest inimestest, siis see on nagu täpselt vastupidi. Jah, sellised inimesed kindlasti... Ma ei teagi, sellised inimesed on planeedi kõnts. Kuigi ma ise olen ka tihti kõnts.
Ja nüüd uudis, mida te kõik olete oodanud. Homme heisatakse isadepäeva puhul lipud. Kas homme on isadepäev? Homme? Jah. Ma ei tea. Sul on isa või? Mul ei ole. Mul on isa, aga lippu ma ei heiska. Sama siin. Mul ei olegi lippu. Noh, see on ka põhjus, mis mina ei lähe. Novembrikuu teisel pühapäeval on isadepäev. Homme on isadepäev. Täitsa hull. See on siuke nagu püha, mis alati on kuidagi minust väga võimalt mööda. Ma ei ole nagu väga. No ilmselt on põhjus see, et ütleme siuke väga paljud Eesti lapsed, ka mina ise, oleme kasvanud ilm isata, sellepärast, et Eesti mees on teadagi küllaltki argpüks. Ta teeb oma tembu ära, laseb oma mahlad välja ja siis läheb edasi. Edasi mujale oma mahlasid siis välja laskma. Ja ütleme nii, et Eesti isad, palju õnne teile isadepäevaks. Olge isad edasi ja püsige isad. Ma oskan öelda isad. Kiire netiühendus 10 megabaitti sekundis on Inglismaal siis Ühendkuningriikides muutumas inimõiguseks. Ühesõnaga, sul on inimesel on sul õigus kiire netil, nagu ma aru saan. See on juba 21. sajandi. See on juba teemana. See on midagi, jah. Et David Cameron ütles nii, et ligipääs internetile ei tohiks olla nagu luksus, et peaks olema õigus ja fundamentaalne nagu elule 21. sajandi Inglismaal. Ja nii ongi, selles suhtes tegelikult, kuna internet sedasi on nagu kõik asjad. Lihtsalt nagu ei ole muud moodi öelda, ongi kõik asjad. Tänapäeva maailm on interneti võiks öelda. Et selles suhtes ma olen nõus sellega. Ja töö. Well done, võiks öelda. Jah, well done. Well done, our brothers. Our England brothers from another mother. Kantud pükste hind kallines kassas. 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 Kassas kallines kantud pükste hind. Pükste hind, mis oli kantud, kallines kassas. Makstes. Kassas. Kassas makstes kallines kantud pükste hind. Kantud pükste hind. Hiljuti Humanaliidi kaupluse külastunud naine oli endale välja valinud suusapüksid hinnaga 5,7 eurot. Kassasse maksma minnes küsis müüja esmalt, kas klient võitis need laste osakonnast. Huumorisoont. Huumorisoont just ka on. Minu eitava vastuse peal läks müüja sõnagi lausuta taharuumi ja oli seal päris mitu minutit. Kui ta naasis, oli vana hinnalipik eemaldatud ning uuega asendud. Müüja teadis, et need püksid maksavad 7 eurot rääkis. Naine oli jahmunud ning riiete proovimisest väsinud ja otsustas püksid ära osta uue hinnaga. Ma arvan, et ilmselgelt oli siin tegu sellega, et kuna siis müüja küsis, et kas need on laste osakonnas, ilmselt oli tegemist mingit väikeste pükstega, väikese naisterahvaga ja me teame, et lasteriided on odavamad kui täiskasvanud riided. Aga no mis sa teed? Selles suhtes, et ongi vaata, et tuleb laps ja temal ei ole nii palju raha kui täiskasvanud inimesed. Sellepärast on tema asjad odavamad. Aga nüüd tuleb sama pikkusega täiskasvanud inimene, kes käib kes on niigi, on ju kannatanud elu jooksul. Ta on väike, loodus on teinud vingerpüssi, naisterahva puhul tegelikult see väike on ikkagi. See on suht hea tegelikult. See on jah, see on nagu premeerimine siiski, ta oled midagi elus hästi teinud. Aga tegelikult on see, et tuleb inimene, kes on täiskasvanud, aga ta on väike. Ta käib tööl, ta maksab makse, ta ostab ise endale süüa, ta ostab võib-olla oma lastele süüa. Nüüd ta tahab oma pükse osta. Selgelt tema peab rohkem maksma kui laps. Sellepärast, et lapsed, kust nemad raha saavad? Nii palju kui emme annab võissi. Su jutus on mingisugune loogika sees, kuid siiski. Minust on see nagu alandav. Sa lähed ostad ja sinu käest küsitakse, kas sa võitsid need laste osakonnad. Seda kindlasti. Ja siis sa lähed, ma arvan, et oligi, kuna ta
tahtis need püksid võtta, müüa vaatas kohe, selge, sa oled nii pikk, nii oma püksid on nii pikad, sa tahad need endale, mitte oma lapsele. Läks taha ruumi, väntas hinda juurde. Aga äkki ongi mingisugune imelik, vaata mingi selline inimene, kes käibki poodides laste riidid ja asju ostmas. Ostab mudel rong mänguauto. Kes oleme meie, et tema, ütleme siis, fetiš, mis iganes, et seda nüüd siin kritiseerida või öelda, mis on õige või vale. Minule näiteks meeldib koguda veebilehti. Või te näed, kui palju aknad mul siin lahti. Ja mul on pooled kinni pandud. Mul ei ennem siin vähemalt 20 tükki mindsid. Nii et, ja paljud küsivad mu käest pidevalt, miks mul nii palju aknad lahti. Aga miks mitte mu vahel? Miks pakkin mitte? Täiskasnud inimene. Täiskasnud inimene. Täpselt sama nende mänguasjade ja laste viietega. Täpselt. Mine ostan tulle need püksid ja kurat. Aga alati on, vahel on vaja lihtsalt maksta kõrgemat hinda selle eest. Selle või nagu võimaluse eest, et teha, mida sa tahad. Oota, aga süveneme natukene sellesse teemasse veel. Siin oli poe mingisugune siis ühesõnaga Humane Eesti info ja projekti juht Mari-Helena Kaberi sõnul on nende kauplustes kõigi tootegruppidel oma hinnavahemik, mis paneb paika miinimum- ja maksimumhinna erinevatele kategooriatele. Humanas on olnud kahetsusväärseid juhuseid, mis kliendide esemetel olevaid hinnasilte vahetavad, et kaup odavamalt osta. Seega on sellised hinnavahemikud olulised vigade tuvastamiseks. Täiskasvanute ja laste suusapükste piirhinnad on erinevates vahemikes ning müüja, kes tänu kliendi koostöö valmidusele tuvastas hinnasildi vahetuse kolmanda isiku poolt, pidi juhatajaga korrektse hinna osas konsulteerima sellisest kabelt. Lihtsalt ta lisas hinnasildi muutuste kohta oleks tõepoolest tõenäoliselt kliendile koheselt ka selgituse andmine kindlasti ära pooltööd. Oot. Ehk siis omana nagu argument on see, et tuli mingisugune vandaal ja vahetas hinna ära. Pükse ei ostnud, läks lihtsalt minema. Täpselt. Võib-olla ütleme siis, kas ta oli vandaal või ta oli nagu maailmaparand, vaatas, et mis asja te küsite nii palju nende pükste eest, see on rumalus. Mina neid ei taha, aga keegi teine ei pea ka nii palju maksma. Võitis vahetas hinna ära. Tegelikult pääsesid kõik selle suhtumisele nood ära. See oli, võiks öelda, et see oli väga õnneliku lõpuga vahejuhtum. Siin oleks võinud asi minna veel hullemini, oleks võinud sinna veel odavama hinna panna. Tõsi. Ja seda tüli. Ei, reaalselt see... Edasi ma olen, et need püksid sobivad antud prouale, naisterahvale, tütarlapsele, kes iganes. Ja ma loodan, et Humana leiab oma epideemiale nagu lahenduse. Hinnavahendajate epideemiale. See on, ma arvan, et siin peaks juba sekkuma politsei või isegi kapo või sõjavägi. Kõik võimuorganid, ma arvan, et see on küsimus, mis isegi tuleks Riigikokku. Me oleme NATO-s, me oleme Euroopa Liidus, ei tohiks olla probleemi leida nagu neid inimesi, kes sekkuvad. Euroopa Komisjon peaks seda lausa arutama. No nii, võtame siis natukene siin suhteteemat 20 küsimust, mis aitavad partnerid paremini tundma õppida. No ütleme selles ettevõttes, mis meil siin on praegu, et sina minu partner. Ja sina minu partner, nii et õpime üksteist siis tundma. Õpime tundma. Lähemalt. Nii. Arvamussuhe võib rutiini tõttu igavaks muutuda. Tõsi ta on ka meie suhe on vahel rutiinne. On vahel rutiinne, tead. Aga kui tead õigeid küsimusi, mida kallimale esitada, ütleks kallim. Kolleeg, siis on kerge suhet värskemaks muuta. Miks? Sest isegi kui te olete juba aastaid koos olnud, on ilmselt endiselt asju, mida sa oma partneri kohta ei tea. Ja meie oleme aastaid koos olnud. Me oleme olnud aastaid. Ja ma aeg-ajalt näiteks unustan su nime ära. Ma aeg-ajalt unustan sinu. No vot, millest seal enam rääkida? No nii, ühesõnaga alustame küsimustest, mis siin enam hämada. Kui saaksid ühe inimesega kohtuda elava või surnuga, siis kelle sa valiksid? Küsid minut. Ma küsin seda sinu käest. Vasta võimalikult ausalt. Elavat või surnud? Arvesta sellega, et faktid, et sa oled minuga juba kohtunud. Siis ma ei teagi. Tegelikult kellega sina kohtuksid? Küsimus ei ole ilus vastata küsimusega. Küsimus tuleb vastata vastusega. No ma ütlen siis mingisugune umbes... Sulle meeldivad ju kõik need kummalised indie või ma ei tea, mis stiil on ja see kuulab.
ma ei ütleks, et see on, ma ei ürita kuidagi kritiseerida siin muud, aga ma arvan, et ma tahaksin Jeesusega kohtuda. Seepärast ma saaks kohe aru vaata. Nagu jutu järgi juba vaata, mis vend on, et kas läheb sitta või aja vaata. See on nagu suht oluline küsimus. Ma arvan, et ma saaksin vastuse, kui ma nagu saaksin selle inimesega rääkida. Küsimus ole just. Minu poolt oleks selline hetk. Oota. Nüüd sa mõttelenda mul tassi. Andestust. Küsimus oli see, et Jeesus. Küll. Jeesus. Jeerum Jeesus. Seda ma tahtsin neid kuulda, Jeesus kohta mul täis. No, et ma nagu rääkisin seda, et näeksid seda venda, saaks kohe aru, kas ajab mingit tõlbast või ajale, mis vend on. Tuleb meelde, nagu kord. Et kas sa ise nagu oled Jumala kartlik inimene? Ei. Sa usud Jumala? No nii ja naa. Aga siis kui vahest ikka on sellised olukordi, kus ikka Mõtlen nii, et ma olen ise ka avastanud endast nii, et ma olen siuke nagu, ütleme nagu, ma ütlen kas mingi Jumal või, aga ma usun nagu midagi see kõrgemasse, nagu sellest mingi kõrgemasse. Ei tea, et see sa võtaks mingisugusest mingi kristliku suuna või mis iganes. Me oleme täiesti erapoolek, võiks öelda, et me oleme, kuidas need on, kes ei usu. Kuidas see nimi on nii? Me oleme ikkagi küllalt rumalad inimesed. Ma räägin enda eest vähemalt. Tõsi ta on, et meie oleme rumalad. Aga ei, selles suhtes, et ühesõnaga, igatahes minu käest sama küsimus, kui ma saaksin kohtuda ühe ela või surnuga, siis kelle ma valiksin. Ma arvan, et ma valiksin sellise inimese nagu oleks Robin Williams. See on hea valik. Kadunud koomik. Selles suhtes, et ta on ikkagi, mina olen kasvanud tema filmide saati üles ja tõeliselt kurb oli kuulda, aga see ongi see, vaata, et kõige ütleme nagu võib-olla nagu naljakamad või nagu humoorikad inimesed, kellest sa võib-olla ei ootaks seda, vaata. Intilu kongi kõige kurvemad, aga türa. Me ei hakka siin mingi haletsusnoote üles võtma. Robin Williams rockis täiega ja rockib siiamaani teisel pool ka. Järgmine küsimus. Mida tähendab sinu jaoks sõprus? Mitte midagi, lähme edasi. Milliseid isikuomadusi hindad sa kõige kõrgemalt? Sinu kord vastab esimesena. Mina, ausus. Ausus. Täpsus võib olla isikuomadusi. Täpsus nagu ajaline täpsus või täpsus nagu enese väljendamisel näiteks? Täpsus pigem nagu ajaline täpsus, kui me lepime kokku, et me saame 16.05 kokku sealt, siis me saame 16.05 kokku sealt. Ma saan aru, kui tuleb mingisugused nüansse ette, aga et sa lihtsalt toas venitad veel niimoodi, mul on siukseid sõpru väga palju, nimest me nimeta, kes lihtsalt nad mõtlevad, okei, panen veel 3 YouTube'i videot. Teen kiirelt ära, mis tal on, mis sest ikka, kui ta seal istub autos. Aga tegelikult see on sinu aeg. Täpselt. See on sinu aeg. Ühesõnaga ausus kindlasti peab olema üks see, sest ilma aususeta minu arust ei toimu ükski suhe. Ja ta peab olema hea kuulaja, ta peab arvestama. Ta peab arvestama mitte ainult minuga, vaid teised ja minu jaoks on ka tähtsim, et ta oleks südamega inimene. Sa mõtled nagu heatahtlik? Mitte füüsiliselt südamega. Füüsiline süda ei ole minu jaoks tähtis. See võib olla ka laip, aga kui sa oled nagu normal laip. Normal laip. Võime olla sõbra. Oled sa elus või mitte? See, et mis see siis oli nüüd? Et hea südamega nagu. Sa pead olema hea südamega. Et kui sa ikka aega aitad ja hea sõna ja, aga ausad head sõnad. Ei. See on nagu õige. Jah. Mis isikuomadusi hindad sinu? Ma panin ka aususe. Selles suhtes, et no ei saa mingi sükest inimestega suhelda, kes kas mingid hädavalesid või mingid tegelikult hädavale on teine asi. Hädavale on hea, ma ütleks, et see on nagu isegi valesti hädavajalik. Seda on hädavale. Aga ütleme, et mingid selleks, et sinu umbes tundeid mitte riivata, ma ütlen sulle, et kõik, mis sa teed, on täiesti geniaalne. Fantastiline. Sa oled tood sitta ainult ajad läbi. Ma arvan, et sõpruses ongi tähtis, et sa oleksid mitte ainult sõpruses, vaid ka suhted, et sa oleksid teisi inimesega aus, sest
kriitika tegelikult on see, mis viib edasi. Kui sa kogu aeg kinnitad, et kõik on fantastiline, sa oled super, kõik, mis sa teed on ideaalne, see ei pane sind tegutsema parema mina ja parema tulemuse. Tegelikult oluline osa kriitikast on ka see, et sa võib-olla tood välja mingeid näiteid ja võimalusi, kuidas saaks asja paremini teha. Näiteks aga samas pead sa seda kõike tegema nii, et sa ei suruks peale oma süükest maailmavaadet, oma nagu taht. Aga meil on selle kolmanda, meil on ees veel 20, meil on ees 7 matemaatika, mul on 17 küsimust, milleks kolmanda juures nii kauaks peatuda. 4. küsimus, mis on sinu arvates suurim nõrkus? Tom, mis on sinu suurim nõrkus? Peale selle, et sa oled nõrk, füüsiliselt. Tegelikult Tom ei ole põrgnõrk füüsiliselt. Tom on 2 meetrit pikk, esiteks tugeva kehaehitusega läbinud kõiksugused koolitused, vägivallatsemiskoolitused, ma nimetan niis, nad on kõik lihtsalt vaja. Ühesõnaga nii, Tom, mis on sinu kõige suurem nõrkus? Kõige suurem nõrkus? Mis sa arvad, mis on kõige suurem nõrkus? Ma arvan, et sinu kõige suurem nõrkus. See koht, kus sa saad siis aus olla. Aus olla, tegelikult ma ei tunne sind hästi, ma ei oska su kõige suuremat nõrkust öelda. Jaa, tegelikult me saime just siin enne tuttavast. Ma nägin tänaval, sa läksid mööda, mõtlesin, et perse. Teeks mingi saate, aga üksi on nagu ka natukene narr. Vaatasin, et üks vend jalutab mööda, käisid vist poes. Jaa. Käisid vist poes. Ma just ostsin isegi siidrit. Siis vaatasidki, et siider on käes. Vaatasin näpus, järelikult on paras vend, kellega teha mingi kemüüset. Kutsusin aknast. Kuule sina, seal siidriga. Ole hea mees, astu sisse. Teeme saadet. Teeme ühe saate. Ja. Sina vaatasid mind. Mõtlesid, et... Ja küll, teeme saadet. Teeme saadet. Mis mul ikka? Ehk siis... Kuule, ega mingi nagu nii kõiki 25 juba, saad aru, kui me teeme kõigile vastamist on eraldi saade. Aga vastamist mingitel ära vaata. Davai, võtta mingi järgmine. Meil on lihtsalt vastume järjest kõigile ära. Mis on mingi normaalne küsimus? Vahe lühidalt. Sinu kord siis, mis kõige suurem nõrkus on? Minu kõige suurem nõrkus on ilmselt see, et ma olen kõige suurem nõrkus. Ma tahan head, ma tahan alati head, ma tahan kõigile head. Isegi kui see vahest ei paista välja, et ma tahan kõigile head. Ja ma arvan, et ma tahan liiga palju head ja ma olen liiga aus. See on siuke missi võistluse vastus. Jah. Hea küll. Ütleme nii, et nii ta on. Aga nii ta on. Ja nii ta jääb. Ja nii ta on. Ja nii ta jääb. Mulje sa enda arvates teistel jätad, kui kohtud kellega esimest korda. See minule täpselt parastu esimest. Esimene vastata. Ma arvan, et kui ma kellegi kohtun esimest korda, samas sina oled sellele nagu paremini vastama. Millised mulje ma jätsin, kui me kohtusime esimest korda? No mõtlesin, sa oled ikka täis jorst, tere, vend lihtsalt röökis kuskilt akna pealt. Tule, teeme saadet. Noh, jah. Ei, tegelikult me teame juba üksteist natuke kauem, ma olen varem ka linna vahel näinud. Ei no, ma olen näinud linnapildist, sa oled enemkile käid siidist ostas laupa võttul. See on sul lihtsalt võib-olla mingi tava või... Kuule, jah. Ei, aga selles suhtes ma alguses arvasin küll, et sa nagu mingi väga normaalne vend ei ole, vaata. Aga ma, Kusjuures, mitte nüüd, et ma tahaks vastata sulle sama, aga mina arvasin just täpselt samamoodi, kuna tol hetkel olid sul pikad juuksed ja sa nägid välja, ütleme, boheenlaslik. Aga mida me siin nagu, millest me praegu räägime, mida vittu. Ühesõnaga, okei, ühesõnaga, et ma ei olnud normaalne vend, nii. Ei aga see sai üsna ruttu sellega, et tegelikult oled. Aga vastasid sina ka minu eest sellele küsimusele, et mis sa siis arvasid, aga tegelikult juba vastasid ka. Vastasin sa, et mulle lihtsalt ütleme mitte midagi, ma olin sinust kuulnud hästi palju, kuna sa olid minu sõpra ja sõber. Ma olin sinust kuulnud hästi palju igasugused jutte, enamasti siiski 90% ikkagi ülistavaid juttu, aga sükest nagu kiitvat nooti, et sa oled vaimukas ja sa oled chill vend. Nii ja naa. Ühe sõna ka. Aga siis ma sain sinu kokku vaatasin, et poisid, kus te selle vea tegid? Teid on lollitatud, teid on petetud. Järgmine küsimus. Järgmine küsimus. Milline näeks välja sinu täiuslik päev? Tõused hommikul üles. Poodi. Üles. Jah. Või kes on kuulnud, see on kuulnud. Ostid, ma ei tea.
põhimõtteliselt oleks kõva, noh. Lihtsalt terve päeva chillida kuskil looduses, grillida sõpradega, ajada juttu samasugust kelbast nagu praegu. Ja ma korraks pesen käed ära, aga sina jätka oma juttu. Eks siis kuulajatele teadmiseks tegemist ei ole üldse mitte kätte pesu. Absoluutselt desinfitseerimisega siin on lausa tegemist. Seespoolt. Et süüte vedelik. Läheb käiku. Aga täiuslik päev, ehk välja oli küsimus. Oligi, noh, sõpradega. Kusjuures ma arvan, et mul samamoodi kuskil, ütleme nagu, seal peaks olema kindlasti merd, peaks olema ilus päikseline päev. Ma kõigepealt hommikul ma tõuseks ülesse, ma sööks midagi fantastilist. Mingit süütest nagu süütest rooga, mille nime ma just ütleme nimetada. Ja ma ei jätkaks ülesse kuskil oma tavalises selles mahajäetud majas, kus sa elad. Tavalises mahajäetud majas, kus ma elan. Vaid ma ärkaks üles, ütleme kuskil, ärkaks üles kuskil, ma ei taha nüüd katuse korteri, see on lihtsalt nii mage ja lame mulle meeldib. Tahaks ärgata kuskil. Ilusas kohas, ne? Jaa, ütleme kuskil mere ääres, kuskil looduse keskel, männi mets ümber ringi. Siuke mõnus harmoonia, aga samas mitte nagu liiga siuke harmoonia. Ei, tegelikult mulle meeldiks ärgata ööklubis. Turvamees ajad mind üles ütleb, et vabandust, aeg on lahkuda. Jaa, mulle meeldiks ärgata kuskil klubis, laua taga, turvamees koputab mõnele, vabandust, aeg on lahkuda. Sa lähed välja, kohe saad peksa vastu. Saan peksa, ilmselt saan peksa, kuna nad näevad, et ma olen juba kerge saak piisavalt läbi omadega. Ma saan peksa, mult võetakse asjad ära, mind viiakse politseisse, kuna ma pean andma ütlusi, kes mind lõin. Seal kohta on kena politseiametnik. Aga sa oled ka suht maani täis. Ma olen täiesti täis. Ilmselt olen ka natukene fekaali eritunud enda pükstesse, võib-olla ka uliini. Kes teab. Ja nüüd see kena korrakaitsja. Mis tema teeb sinu siis? Paneb su kaine. Paneb mu vangi. Terveks ööks. Ja see ongi. Ma olen täitsa nõus, et see on ka päris hea nagu alternatiiv sellele, mis mina ütlesin. Nii. Milline on su suurim unistus, mis pole veel täide läinud? Ma tahaks lennata, aga mitte eriti kõrgelt. No mul on sama, ma tahaks lennata, aga kardan kokku põrjad. No nii, lähme edasi. Järgmine küsimus. Kui saaksid praegu ükskõik mida süüa, siis mille sa valiksid? See on väga hea küsimus. Jaa, sina vasta, selles suhtes sina oled see gurmaani vend meil. Mina näiteks, ma ütlen nii, et minu see oleks lihtne. Ma tahaksin praegu süüa näiteks kartulipüreed, hakkliha kastmega, kõrvale tomati, kurgi, hapukoores salat, tilli. Till peab olema. Till peab olema. Ilma tillita oled sa just kui tillita. Aga tegelikult ma lihtsalt praegu võtaks mingi grande pizza. See oleks päris hea. Vahet ei ole. Nii, lähme edasi. Oota, mis see toit oli? Grande pizza ja kartulipüree. Väga hea. Grande pizza peal. Ja kaste ka veel. Ja. Nii, küsimus number 9. Kas sa oled enda arvates hea sõber? Ei ja. Selles suhtes, et ma üritan nagu olla. Aga ei, sellepärast ma ei vitsi olla. Sinu kord? Ma ütleks nii, et see on süüke küsimus täpselt, et praegu ennast kiitmast ma ei väsi, aga ma ei hakka ennast kiitma kindlasti. Ma arvan, ma olen hea sõber selles suhtes, et ma olen alati üritanud oma sõpru aidata, kui neil on häda käes, ja ükski mu sõber ei saa öelda, et ma ei ole seda teinud. Võin öelda selle kinnituseks, et viimased kuu aega olen mina kütnud oma korterit puudega, mille aitas Einar mul tuua. Noh, sa maksid mulle selle eest ka raha. No. Ma tahaks loota, et ma olen hea sõber, aga ma arvan, et seda peate te küsima sõprade käes. Ei, selles suhtes ma olen kindlasti hea sõber, ma olen kõige parem sõber üldse. Järgmine küsimus. Nii. Mida sulle üle kõige teha meeldib? Peale selle broadcasti siin, selle, ütleme, väikse meie siis... Kuidas me kutsume üldse seda? Studio, muidugi studio, pange kõrva taha, studio. See nimi jääb teile meelde. Jah. Mul oli astmahoog, vabandan. Studio. Ühesõnaga, mida sulle
peale selle, mida me praegu teeme, kõige rohkem meeldib teha. Põhimõtteliselt lugeda on hea. Muusikat meeldib seda teha, ma tean, et oled kõva artist. Mulle meeldib lihtsalt tarbida kultuuri ja luua kultuuri. Mis sa arvad? Mis sulle meeldib? Kultuuri? Tarbida ja luua. Ei, selge, mis mulle meeldib? Mis mulle meeldib? See on hea küsimus. Mis mulle meeldib? Mulle meeldib laulda, aga Jumal ei ole mind ennistanud, Jumal, kes iganes ei ole mind ennistanud hea laulu häälega. Seega ma saan laulda ainult kodus duši all või naisele, kuna naine lihtsalt sellest, et hoida siis minu sükest, kuidas ma nüüd ütlen, minu sükest väärikust, eneseväärikust, ta ütleb mulle, et jaa, sa oled fantastiline, kuigi tegelikult ma näen tema silmadest. Ja seda ka voodis mitte ainult laulda. Tema silmadest ja verd jooksvatest kõrvadest, et talle see ei meeldi. Aga endiselt ta kinnitab mulle, et see on fantastiline. See on armastus. See on armastus, lähme edasi. Kas keegi on kunagi su südame murdnud? Ma ei tea. Mida sest räägid? Järgmine küsimus. Milline on su lemmikraamatu tegelane? Ütle sa. Minu lemmikraamatu tegelane. Ma arvan, et see võiks olla näiteks, kuna ma ei ole oma elu jooksul väga palju raamatut lugenud, ma ei hakka isegi siin luiskama teile, siis see on ilmselt meister Margaritast Kass Peemont. Miks nii? Kuna ta oli oma olemuselt lihtsalt süke konkreetne ja chill ja süke, aga samas süke ütleme nagu riidlane. Mulle meeldib süke raamat on Pöidlakivi teejuht Galaktikas. Seal on süke android. Ta on süke melanhoolne vend, süke täist nagu masendus, umbes nagu seal Puhhi lugudes on see Iah, vaata. Kõrupäev Puhh. Süke ka süke aga võt see on kõva vend, see on üks mu lemmikutest tegelast, ta on nagu temaks nalja. Kas me nüüd hakkame analüüsima, mida tähendab sinu lemmik tegelane, kuidas tõmbame paralleele sinu ja selle tegelase vahel või me lihtsalt teeme edasi järgmise küsimuseni? Mis on küsimus number 13? Kas sa tahaksid olla pigem rikas või kuulus? Rikas. Kindlasti samamoodi rikas. Sest samas, ütleme, kui sa oled kuulus, siis ilmselt oled selle rikas. Ei pruugi olla. See kunagi oli Elu24 just Nõiaints. Mäletad sükest venda? Nõiaints, Indrek Leiburile tervitused hullumaja, nüüd sa oled vist hullumajas. Igades tema rääkis, et kuulsust mu ei toida. No ütleme nii, et tead, kuulsusel ja kuulsusel on ikka vahe sees. Tõsi. Aga ikkagi, inimene oli kuulus, vaata. Oli. No ütleme, et siin meie väikses Eestis ei ole ka väga raske olla kuulus. Tõsi. Kui sa lihtsalt suudad Elu24 silma jääda millegi, mida iganes suudad oma kuradi käe alla neelata. See on äärmuslik siin näide, aga lihtsalt Eestis ei ole raske olla kuulus. Tõsi. See selle, igatahes ilmselgelt sooviksime mõlemad olla pigem rikkad. Jaa, saaks süüa osta ja kõik rikkaks. No jah, selles me praegu siin teemegi seda selleks, et saada rikkaks, et saaks süüa. Üks kord 14, mida tähendab sinu jaoks armastus? No, come on. Come on. Mis küsimus see on? Mis küsimus? 15. Midagi. Mis oskust tahaksid paremaks muuta? Ma tahaks mängida pilli paremini. Mängida gitarri, sünti, asju. Tahaks mängida paremini. Kus juures võin samamoodi vastata, ma tahaks osata mängida, ma tahaks olla gitarri virtuoos võib-olla isegi. Ja samas ma sooviksin ka osata mängida klaverit, kuna see klaver tundub meile. No ka sulle süntesaator klaveridega klahv on klahv. Klahv on klahv. Et sooviks osata mängida klaverit ja gitarri nagu tõeline virtuoos. Jaa, see oleks väga kõva. Nii, ja siis järgmine küsimus. Mis on su lemmik, millist oskust tahaksid? Mis on su lemmik magustoit? Lemmik magustoit? No ilmselgelt jäätis. Lihtsalt ei ole rohkem midagi vastata. Mina võiks öelda, et see on ühe väga toreda, armastava, võiks võrrelda teda isegi jõuluvana naisena. Jõuluvana naisena. Jõuluvana naise, jah. Ühesõnaga, üks väga hea kook, mille nimi on valge taam, mida küpsetada ahjus. Tegelikult väga maitse koogiga, ma arvan, et
arvan, et see oleks mulle lemmik magusteid. Teine asi mulle meeldib šokolaadi crème brûlée. Väga maitsev. Ma olen seda saanud elus 2 korda ja see on fantastiline. Okei. Selge, no edasi. Kui saaksid olla superkangelane, siis millist supervõimet sa omale tahaksid? Ma sooviksin olla nähtamatu. Mina tahaks tegelikult mõtteid oleks äge lugeda, aga tervelt krutiks nii räigelt ära vaata. Kuuled, kuidas inimesed mõtlevad just imelik. Ma olen hea, sa lihtsalt skiso üks hetk, kuuled kogu hääli oma peas. Mingi lendamine on suhteliselt siuke mõttetu, vaata. No, samas võiks lavalt liitus Sharm el Sheikhi lennata. Jah, ei ole mida? Perse Estonian pankrotti läinud Estonian Air. Jah, et see on üks variant, jah, siis ma ei tea, vaata, kas sa oled näinud seda Watchmeni, siuke film, koomiks oli alguses. Jaa, on küll kuulnud. See on vaata see mingi professor Manhattan, mis see nimi on. Jah. Või professor või mingi siuke. Vaat see vend on siuke, vaata ta saab nagu mateeriat nagu timmida, vaata, nii kuidas ise tahab. Jaa, nii. Vaat see oleks kõva. Lihtsalt sul on mingi, ma ei tea, laud, sa teed sellest 16 kullakamakat. Jälle küll kujuta ette, et sa läheksid üksikule saarele. Millised 3 asja või inimesse endaga kaasa võtaksid? Mina võtaksin kaasa 3 asja. Absoluutselt 3 kõige tähtsamat asja, mida sul oleks vaja. Sul on kindlasti vaja pilli. Pilli? Samas, kui sa oled üksikul saarel, seal on puid kõike. Noh, kui aega on, mis sa seda ise. Aga kust ma saaksin traati keelte jaoks? Traadi kaasa, sul on 3 asja kaasa. Traat, höövel. Mis sul veel? Traat, höövel ja naine ja sina. See on 4 asja. Ühe jätta välja nüüd. Traat, höövel ja naine, 3 asja. Aga 3 asja saabki võtta. Nimed, millised 3 asja või inimest endaga kaasa võtaks? 3 asja, 3 inimest. Ei, kokku 3 asja, kokku 3. Traat, höövel ja... No traat, höövel on üks asja. Traat ja höövel ja naine. Traat, höövel, naine. Aga äkki on selle naisel kaelakett kaelast traadist tehtud? Ei, ta on täitsa paljas. Alasti. Ja muidugi. Ta ilmselt laeva hukkus või lennuki hukkus kaotanud kõik oma riided. Mis me nende riietega üldse teeme seal? Üksikul saarel. Aga võib-olla see on külm saar. Kahekesi oleme. Ei, no ei. Soe ikkagi. Muidugi. Üksteise hoiame soes, nagu meie sinuga praegu. Mina võtaksin kaasa endaga üksikule saarele. Kindlasti 25-liitrise purgi hapupurke. Kuna ma olen väga suur hapupurgi fänn. Ja kodused hapupurgid. Ma räägin poelakest, mis on marineeritud mingi säädikas. See on veel pask. Purgi hapupurk 25-liitrise purgi. Miks 25-ne? Võimalik kauaks jätkuks. Miks mitte 23? Miks mitte 28? Võta juba siis 100-liitrine. No... Hea küll. 100-liitrine purk hapupurk eetiis. 100 liitrit. Nii, teise asjana naistel on mul vaja võtta. Sul on naine kaasas. Jah. Milleks me võime jagada kurki. Höövel ja traat on ka minu oma. Ma annan sulle kurki, sa annad mulle naist. Höövlit ja traati. Höövlit, traati, kui on vaja, kui jääb üle pillitegust. Ja... mis ma veel võtaksin? Kuramus. Nüüd läheb raskeks. Võib-olla ühe lihaveise. Ühe lihaveise. Aga tegelikult võtta 2. Sellepärast siis sa saad veel teha veiseid. Ei, mul ta on ühe, ta on 100-kilone. Nagu purgid. Nagu purgipurk. Ei, aga... Purgipurk on... Vaata, kui sa nüüd oled... Mõtled, sa oled nagu seal saare peal nagu lihtsalt sitaks kaua. Ja see veis saab ikka otsa nagu ükskõik kui palju kaada. Olgu 300-kilone veis. Nüüd, kui sa võtad mitu veist, üks on emane ja üks on isane. Ei, no küsimus on siis selles, et siis ma olen juba tahtlikult sinna saarele ju tulnud, kui mul on terve kari veiseid kaasa. See ei kõlanud. Või siis ma uppusin lihtsalt laevaga... ma ei uppunud, sest ma olin ikkagi elus selle saare peal. Lihtsalt ma olin laeva peal, mis vedas lihaveiseid. Kari pääses, ma olin saarel. Ühesõnaga, äkki siis sa ei peagi mainima seda üldse. Lihtsalt me eeldamegi, et on kari veiseid seal saare peal. Aga äkki see ongi saar juba asust veisete poolt. No siis ei ole probleemi, siis on ainult kurgid, 2 asja veel. Võtan kurgid kaasa. Ma võtaksin kaasa oma sõbrad, kõik on sõbrad. Kõiki sõpru me võtaks kaasa. Tegelikult, teate, et ma kaasa võtaksin.
ja ma ei soovita siin kellelgi, ma nüüd ei... Ja see jääb ainult meie vahele. Ma nüüd ei propageeri narkootikum, aga ma võtaksin kaasa kanep. Saad nööri teha sellest. Selle eesmärgiga ma ainult selle kaasa võtaksingi. Et mul on ehitada, et ikka on nööri vaja. Ei no ilmselgelt. Nii. Ja kolmanda asjana võtaks kaasa kindlasti noa, sest noaga saab igast toredaid asju teha, näiteks kui su naine hakkab pinda käima. Selle sa kaasa võtsid. No ilmselgelt. Ja noa võtaksin kaasa sellepärast, et ma saan sellega lõigata igast asju, hapupulki viilutada, et sa saaksid ja su naine ka. Meie naine. Ja veisid viilutada. Ja veisid viilutada. Okei, järgmine küsimus. Kui sa saaksid oma nime ära muuta, siis mis nime sa valiksid? See on nagu Ask FM juba see. See on nagu jah. Mis nime sa valiksid? El Niño. Mina võtaksin näiteks... Ma võtaksin oma nimeks Einar ikkagi, sellepärast ma olen oma nimega piisavalt rahul, see on piisavalt, ütleme, selline ainulaadne nimi. Ühesõnaga, sa lähed sinna nagu ametisse ja sa vahetad oma nime ära, et palun, et ma tahaks nüüd Einar olla. Sobib? Jah. Okei. Järgmine küsimus. Mis tekitab sinust tunde, et sind armastatakse? See, kui inimene tuleb minu juurde ütleb, et kuule, teeme süükest. Ja, ei, teeme raadiosaadet. No neid inimesi on vähe, kes sellise... Üksi jamaani. Üksi, absoluutselt. Ja sinu? Tunde, et mind armastatakse või? Ma arvan see, et kui ma lähen koju. Kõik? Ei, kui ma lähen koju, mida juhtub väga tihti. Ja... Sinna maha jätud majja. Ja siis jookseb üks väike lapsukene, võtab mul jala ümbert kinni ja karjub onu. See tekitab tunde. Okay. See tekitab tunde, et sind armastatakse. No see üks kodutu laps on seal. Mahajast nagu mina. Mahajastus hinged. No nii, võtame järgmise teema. Mida on sul meile pakkunud? Põhimõtteliselt teadsid, et Jaapanis, kui keegi on kohtus ja on filmitud käeraudadega, siis tema käed peavad olema udutatud nagu. Sellepärast, et selline mees nagu Kazuyoshi Miura tegi kaebas nagu kohtusse, et pildid ja video temast käeraudades tekitavad eelarvamust, et ta on süüdi. Ja sellest asja saati, kui ta selle asja võitis, siis nii ongi. Ehk siis Jaapanis kohtus satud, see ongi perses. Minu arust on see suht tegelikult ebavajalik selles suhtes, et kui sa oled seal, sul on käed on ju kuskil selja taga või rinna või siis ütleme siin Kubeme piirkonnas kinni hägustatud, iga normaalne inimene saab aru, mis toimub? Mis toimub, milleks need hägustatud on. Et milleks on vaja seda tsensuuri sinna, see on täiesti ebavajalik. Ja kui sa oled juba seal, sinule mõistetakse kohut, kiusamist. Juba on eelarvamused. Juba on eelarvamused. Muide, filmi uudistest vahelduseks. Jaa, siit tulebki äkki, me peamegi tegema eraldi nurgad, vaata. Siuke kultuurinurk, veinenurk, kakapurk. Ka see on variant. Ehk siis, et filmi uudistest siis. Jaa, kui see ongi, me mõlemad vaatame filmi ikka päris, sa vaatad filmi ja filmi vaatad pilte rohkem. No, selles suhtes, et vaata piltidega on see, et sa jäädki vaatama. Vahest vaatad mingi 5 tundi pilti, aga film saab läbi. Lõpeb ära, on edasi eluga, aga pildid on lihtsalt. Võid jääda vaatama. Sa ei saa nagu sellest embusest ära. Mul on endal olnud samad probleemid. Ma ei ole isegi tööle jõudnud, ülemus on helistanud, kus sa oled. Vaatan pilti. Vaatan pilti. Ära tüüta. Aga see uudistest, siis filmi uudistest, siis nii palju, et mis sa oled, kes sai Avengerist oled näinud? Ütlen ausalt, olen näinud esimest osa, aga minu arust on, mulle ei istu see mõte lihtsalt, et kõik need suured kangelased on lükatud kokku ühte filmi. Minu arust see asi toimib paremini, kui nad kõik ajavad oma asja erinevas filmis ja erinevas siis, kes on kust erinevast kohast pärit. Kui nad on kõik ühes filmis koos, see lihtsalt tundub liiga utoopiline minu jaoks.
aga sina räägi, mis sa tahtsid jätkata? Okei, ehk siis Avengers, tasujad eesti keeles. Teine osa siis linastus mingi hetk Eestis natuke aega tagasi. Ja mis sa arvad, kes oli nendest siis kõige suurema palganumbriga näitleja? Ma arvan, et selleks oli Ironmani osatäitja, kelle nimi mul praegu ei tule meelde, aga see on mul keelel. Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. täpselt. Ja nüüd, mis sa palju ta sai raha? Sa mõtled nüüd terve filmi eest, palju ta sai raha, palju ta sai palka. Ma julgen arvata, et need numbrid on seal ühe 50 miljonit $. Väga lähedal. 40 miljonit oli vist, kui ma ei eksi. Ja temast järgmine siis tasustatud näitleja oli Scarlett Johansson siis, kes väga ilus naisterahvas, ütleme nii, et mu to-do-listist kindlasti on ta esi 10 seas. Et tema siis sai, mis sa arvad, palju tema sai umbes, kui ta oli teine koht? Ma arvan, et ta sai üks 29 000 miljonit $. Ei. Kas ligilähedale või kaugele? 20 miljonit. Täpselt pool sellest, mis sai Robert Downey Jr. Ja järgmised inimesed siis oli see Chris Hemsworth vist, kes mängis seda Thori. American Daddy. Või mis on see America Captain America. Ühesõnaga... Tema sai mingi, mis oli 6 miljonit. Palju? 6. Kui see on väga naeruväärne, et üks film, üks osatäitja saab 40 miljonit oma selle eest. Teine saab 6 miljonit. Aga samas vaata ka nagu seda vahet. No jah, selles suhtes ütleme nii, et Robert Downey Jr. on saavutanud, ta on endale nime teinud, ta on aastaid olnud juba areenidel, ta on A-kategooria staar, nii ja naa, aga siiski ma arvan, et 40 miljonit ja 6 miljonit, see on ikka natuke liiga suur vahe. Jah. Mingisugune tasakaal, mingisugune balanss võiks olla. Aga no mis teda mingi miljardi ja midagi peale tõi see film sisse, et tegelikult oleks ju võinud teistele kamaks. Absoluutselt, tegelikult, kui sa mõtled nüüd see miljard, ütleme, nemad said mingi seal miljonit, ütleme, nende näitlejate palgale kulus võib-olla mingi 100 miljonit. Nii palju. Miljard, 900 miljonit. Oli puhas kasum. Kui mõtled. No kas nüüd 900, sellepärast, et ikkagi tuleb maksta kõiki on eri special effects, tiim, kõik nii ja naa. Toitlustus, kõik kuradi lennutamine, transport, täpselt kõik asjad, et no ikkagi, kasumid on ikkagi väga fucking üüratud, aga selleks tehaksegi nii. Aga ma arvan, et selle mõtte pealt me võiksimegi lõpetada selle saate täna. Arvad, et see on see mõte, mille... Ma arvan, et see on see mõte. Ehk siis matke oma näitlejad ja makske neile palka. Rohkem mul lihtsalt ei ole sõnu rohkem. Ma arvan, et ega ma ei ole ka siin midagi lisada, et kui me sellest me võime, kui meil tuleb nüüd vahel, me teeme vahel jätkata. Jah, tõsi ta on. Selles suhtes igatahes teiega oli siis Einar ja Tom. Te kuulasite stuudio, jätkas nimi endale meelde, seda te kuulete veel palju. Lihtsalt igaks juhuks, kui keegi ei kuulnud, mainin uuesti üle, stuudio, mitte joo, vaid stuudio. Ja teate, kust meid leida, varsti tuleb midagi uut. Varsti tuleb midagi uut, midagi suurt. Et ma arvan, et ei olegi vaja rohkem, oli tore. Aitab ka.